Tere! Täna teen lugemise minu suhteteekond ja ma võtan umbes 5 kaarti selleks ja igale kaardile ma esitan, enne kui ma kaardi võtan, ma esitan küsimuse, et see esindab siis seda kaarti. Et see nagu aitab näha selliseid sinu suhteteekonna tugevusi ja nõrkusi. Ja aitab lahendada probleeme, mis on võib-olla üles kerkinud ja see on kollektiivne lugemine. Võta siit see, mis sind kõnetab ja jäta see, mis sind ei kõneta. Kasutan selleks taaskord neid kaarte ja see idee on ka sündinud selles kaardipakis raamatust, kaardipaki raamatust ja mõtlesin, et proovime järgi, eks, nagu eilegi oli päris põnev lugemine. Ja esimene küsimus ongi, panen selle siia. Esimene küsimus on, mida sa armastad selle suhte juures, mida sa hetkel oma mõtetes mõtled, mis sulle meeldib, mida sa armastad selle juures? Sa armastad selle juures seda, et see on südamekeskne. Listen to your heart. Sa armastad seda tuleb ka 37, mis on magic, eks ju. Et see on selline südamekeskne, et sa tunned, et te kohtute nagu südamekeskuses. Redwood Transcendence. Et see on, ja sellepärast on see, ei ole nagu piiratud see armastuse tunne, vaid üpriski piiramatu, külluslik tunne. Listen to your heart, et see on kuula oma südant, usalda oma südant ja siin tuleb ka, ma näen, puude vahelt valgus kiirgab. Et see on hästi maandav ja südamekeskne, sulle meeldib, et see on selline südamekeskne, külluslik ja maandav on see suhe. Sa armastad seda selle suhte juures. Panen selle siia. See on siis 1. Mis on selle suhte puudujäägid? Mida sa arvad, et selles suhtes on puudu või liiga vähe või mis on piirangud? Mis on selle suhte piirangud? Ma küsin oma kaardidelt täpsustust. Ma ise tajun seda niimoodi, et selle suhte piirang on see, suguvõsa ütleb. Selle suhte piirang on suguvõsa. Huvitav. Usalda ennast tuleb. Mina ise näen seda nii, et selle suhte piirang võib olla see, et sina või te mõlemad olete hästi saavutuste kesksed ja väga edukad ja saavutuste kesksed, aga teie selja taga on ka väga palju sellist nagu mäkke ronimist ja raskuseid. Selle suhte, mida see suhe veel, mis selles suhtes on veel puudu, on see, et see suhe ei ole veel võidetud kätte. Et selles on puudus on see, et ei võidelda selle suhte nimel. Millegipärast tuleb ka suguvõsa ja usalda ennast, ma ei oskagi öelda. Südametarkus. See suhte puudus on see, et ei võidelda oma armastuse nimel. Ei räägita seda, mida sa tahad.
võib-olla ei usaldata ennast ja oma südant. Mina saan sellest niimoodi aru. Nii. Number 3. Nüüd tuleb huvitav järg sellele eelmisele. Mis on väline mõjurid, mis on välised mõjurid või mõjutegurid või mõjutajad selles suhtes? Et kuidas siis nagu perekond või sõbrad või sinu kaasteelised mõjutavad seda, mis mõju neil on sellele suhtele? 41 on 5. Mis mõju neil on sellele suhtele? Look for the portal. Väga müstiline kaart oli. Katsun sellest nagu Iris Fairy. Ma üldiselt nagu nagu just nagu ei oleks halba mõju. Olgu, nüüd ma saan aru, et siin on mõju on see, et öeldakse, et see on nagu mingi muinasjutt. Et ära seda küll, see ei ole mingi, nad ei usu sellesse. Et look for the portal, Iris Fairy. Siin on ka, et tasakaal on tagurpidi, öeldakse, et värviteraapia on tagurpidi, Lahanna Nai on tagurpidi. Õigetpidi on toetus, abistamine, teenimine, koostöö. Tundub, et siin on selline maise ja ebamaise käärid. Et kuidas nad mõjutavad on see, et arvatakse, et see ei ole tasakaalus see suhe, et ei ole maine ja ebamaine kooskõlas. Kuid mina seda niimoodi ei näe. Mina näen südame keskset, mis on ankurdunud ebamaise ja maise ankurdunud väljendus. Et tundub, et perekond ja sõbrad on sellised rohkem praktilisemad, maisemad, püüavad tuua rohkem maa peale ja ütlevad, et see on mingi muinasjutt, see on mingi sinu õhuloss, see on mingi selline huvitav. Ma ei oodanud sellist lugemist, aga okei. Selge. Hanna Nai on ka selline samaani sümbol selles reikis, eks ju, et arvatakse, et see on, nagu ei ole reaalne, see on liiga ebareaalne, tule maa peale, tasakaal, leia tasakaal, et hästi sellised maised, et koostöö, teenimine. Aga üldiselt nagu ei ole ka halb mõju. Lihtsalt ei usuta, sest ei ole sellist kogemust. Võib-olla endal. Nii 4. Ma arvan, et päris selgeks sai see. 4. Mida sa tahaksid, et selles suhtes oleks paremini hetkel? Et mis sa arvad, et see suhe, milles võiks see suhe areneda veel? See suhe võiks areneda selles kosmike. No ütleme nii, et see suhe on tõesti ebamaise ja maise kooskõlas. Mina näen siin küll tasakaalu. Võib-olla ma näen, et see ei ole veel kätte võidetud. Siin oli, mida see suhe, millest on selles suhtes puud, on see, et seda ei ole veel, see ei ole seda nagu kätte võitnud. Et sa oled tahaksid, aga ei ole.
nii, ja siis kuigi on väga eesmärgikindel inimene, aga siin mida võiks arendada veel siin on number 4. Terraform your world. Ehk siis, mida ma näen, et ma ei tea, see päike. Mida võiks arendada veel selles on see, et manifesteeri, loo oma maailma. Usu ikkagi sellesse, millesse sinu süda usub. Et jälle me jõuame siia südamesse, siin on delfiinid, no ütleme nii, et see on kõrge vibratsiooniline suhe ja võib-olla praktiline inimene, kellel ei ole sellist kogemust, ta võib-olla ei usu eriti sellesse. Et see on võib-olla, mis need sõbrad ja pereliikmed võib-olla tahtsid nagu märku anda, kuid ma näen, et mida võiks arendada siin on ikkagi järgi oma südame kutset, manifesteeri, maanda kosmilised, tasakaalusta kosmilised ja maised energiat. Ma näen siin esimeses on väga maine energia, südame keskne ja siin on väga hea ühendus nagu kõrgvibratsiooniline manifesteerimine, ma tahaks öelda. Aga samas on ka number 4, mis on väga maine, kindel, stabiilne number. Väga maine. Keiser, eks ju, kes loob, on töö, kodu, pere. See on meesenergia tegelikult number, väga selline solid minu jaoks, väga maine, kodu, töö, pere, traditsioonid, baas ja on ka delfiinid, usalda ikkagi, me jõuame ikkagi oma südamesse, et see on väga südamekeskne teekond. Ja ma näen, et siin isegi ankur, mida see võiks arendada on see, et rohkem ankurduda kosmilist ebamaist maisega, sest siin on number 4 ja manifesteerimise see. Ja ma näen, kas see niimoodi. Nii ja number 5 on, kas see suhe toimib? Kas see suhe üldse toimib? Vaatame, mis siin ütleb. Väga lahtiseks jätab. 36 on 9 ja contemplation on hästi mõtisklev, sisekaemus. Sinu või sinu partneri feminine aspekt on hästi sisekaemus on selline, jah, ta mõtiskleb selle üle, aga ma isegi võtaks ühe kaardi, vaatan oma kaartidest ka. Ma näen siin seda, et ütleb, et sarnane tõmbab sarnast, looming, South Node, erak, neitsi, madu, spirituaalne loom, rebane ja raha. Siin on nüüd nii, et keegi on veel, sellepärast ütles, et on puudu, on siin see number 2 ütles see, sest keegi on South Node'i, on lõunanaela suunas. Ta ei ole oma põhjanaela suunas. Ollakse erakus, sarnane tõmbab sarnast. Ja siin on selline dünaamika, et teis mõlemas on selline nagu siiski selline magic ja maine osa koos, mõlemal on see. Ja te eristute pigem massist selle poolest ja teid tõmbab, see ongi look for the portal, teid tõmbab see, teil on ühine selline ebamaine ja maine kooskõla, sellepärast on siin, et sarnane tõmbab sarnast. Ollakse loomingus.
raha loomingus ja lõuna naela suunas ehk siis oma minevikus kombatakse, ei liiguta oma elus edasi ja tundub, et tähtis on raha. Keskendutakse rahale ja ollakse erak. Ja hästi maised energiat, spirituaalne loom on rebane, mis on kiire ja mental agility on ju, et raha, et mingi loominguga keegi, kes on erak, et ollakse erak, aga tuntakse teineteist, võib-olla sarnane tõmbas sarnast jah, et te olete nagu, te tunnete teineteist selle oma mingi magic essence, vaata. Aga ma siiski vaatan veel seda. Become your own authority. Oi. Saa enda autoriteediks. 26. Ära kaotama sõltumatust, iseseisvust. King Arthur, kuningas Arthur oli hästi selline hea ümarlaua läbirääkija emotsionaalselt intelligentsel viisil. Andmine, jagamine. Tundub, et see looming on midagi andmine, jagamine, aga mind natuke häirib see South Mode siin ehk lõuna see. Ja see hoiab tegelikult rahavood ka kinni, sest inimene on segadusest hakatakse siiski välja tulema. Honsha Shonen. Olgu, ollakse küll South Node'is ja see tegelikult, ehk siis lõuna, ollakse rohkem mineviku. Tundub, et olevik, tulevik ja minevik on siin inimesel sassi läinud. Ollakse lõuna sõlmes. Ja see on vee-elemendi kinni keeranud, ehk raha külluse voog kinni keeranud. Skorpion, vähk, kalad, tüdruk, sõdalane, vesi. Nagu võideldakse mingi vana teemaga, mis on elujõuvoo ehk armastuse elujõuvoo kinni keeranud. Aga hea uudis on see, et sellest segadusest hakatakse vaikselt välja tulema, sest Honsha Shonen, tuleelement on sisse tulnud. Distants. Valik, kindel otsus. Oi. Distants, valik, kindel otsus, mis meid ühendab, on tagurpidi, uus algus on teisel pool. Ja Dharma, ma alustasin South Node'ist siit, et uurida, lahti muukida, mis asi see South Mode on. Inimene on liikunud Dharma teekonnale, see on hea uudis, et segadusest hakatakse välja tulema, enam ei olda elujõuvoog hakkab ka paremini liikuma siis. Enam ei olda segaduses ega minevikus kinni. See tähendab seda, et mul oli üks lugemine ka, kus ma pöörasin ümber lõuna ja põhja suuna ja kus raha oli ka seoses, et hakkab paremini minema. Sarnane tõmbab sarnast. Hea oleks maandus, jah, siin. Aga selline lugemine tuli täna. See on praegune hetkeseis selles suhtedünaamikas, see on üldkollektiivne lugemine. Loodan, et sa said siit midagi. Kui said, pane like, siis ma tean. Aga selleks korraks kõike head.